Vaikne kena kohakene, kõige kallim surmani, armas isamaajakene, meeles minul alati. Armas isamaajakene, meeles minul alati. Minu isamaajakene, linnupesa sarnane, sest ma nagu linnukene igatsen ta järele. Sest ma nagu linnukene igatsen ta järele. Seal mind ema ilmal toonud, seal mind kandis kätte peal, seal ta mind on õpetanud, oh sa helde emakeel. Seal ta mind on õpetanud, oh sa helde emameel. Selge allikas seal jookseb, sealt ma lapsepõlves jõin. Peenas Koplis paju õitseb, sealt ma pajupilli tõin. Peenas Koplis paju õitseb, sealt ma pajupilli tõin. Õues sirgekass seal kasvab, temast magust mahla sõin. Aias õunapuuke õitseb, sealt ma maitsvaid õunu sõin. Aias õunapuuke õitseb, sealt ma maitsvaid õunu sõin. Vaikne kena kohakene, kõige kallim surmani, armas isamaajakene, meeles minul alati. Armas isamaajakene, meeles minul alati. Tere kõigile ja ilusat pidupäeva. Kui vara suvel Andres Allik helistas ja ütles, et temal on selline tore mõte, et Unan on siin Merias Merjaküla mälestuspaika rajanud ja me oleme siin Vabadussõjas võidelnutele ja külaeluliikujatele oleme puid istutanud, et kas ei oleks paras aeg ka Unale endale puu istutada. See oli ilus mõte. Hea mõte läheb pinnases kasvama ja siis me koos Hariduskultuuri Seltsiga, Ülle Jäägeriga ja Kalvi Krepsbachiga võtsime siis selle mõtte siis vedada ja täna olemegi siin. Et väga tore on, et Alari Teppani eestvedamisel oleme selle platsi saanud praegu piduehtesse ja Kalvi ja Hannes on meile siin juba kõik ette valmistanud, et mis võiks veel paslikum olla, kui Eesti taasiseseisvumise päeval see puu Unole mälestuseks istutada. Sest 20 aastat tagasi, kui ma arvan, et kõik mäletavad veel, 20. august 2005 etendasime me Aruküla mõisapargis ju vabaduse ohvreid. See oli ka Uno ja Herberti eestvedamisel väga suurejooneline etendus. Ma arvan, et nii mõnigi teist on seal mänginud ka. Ja 2019. aastal, 20. augustil me avasime siin selle uhke tahvli. Nii et mis seal ikka, mõte on hea ja mõte saab teoks. Ja siis kuulda saades meie kandist pärit Tea Kristal, laululooja ja luuletaja, ka külaelu liikumises kaasa loinud, tema ütles, et tema on täna mõtetega siin ja pakkus meile võimalust Linnamäel Loitsu kuulata, et tema on siin Linnamäel, Merja Linnamäel 1993. aastal on seal Linnamäel olnud ja temal on need sõnad siis looja siis
alla läkitanud ja mina loen siis need ette ja peale seda siis me võiksimegi kõik üheskoos rõõmsalt seda puudutama hakata. Linnamäe lots, mis tunned, kui sünnimaa sügavad laaned sult küsivad, milleks sa kõlbad? Kui hindaks sind ajalooraamatukaaned, need vaikivad Linnamäe nõlvad. Kas haista, kui palju on valatud higi ning rakkus käsi läinud hauda, et sina võiks kõndida armsama ligi ja kevadest kaunist lauda. Kas tunnetad oma kohta ajas, kas sinulgi valutab veri, su rahvas saaks jälle, et peremees majas vabalt laineteks Läänemeri. Kas vannud, et taastad kõik lõhutud pojas ja külale elu veel annad, kui tõotavad vaevatud põlvede pojad, siis nende sõna ka kannab. Kodasid me ei ole võimelised nüüd küll taastama, aga me oleme siin Uno ja teiste heade inimeste abiga taastanud siis selle mälestuse nendest kodadest, sest siin on ka külade puud istutatud ja olgem siis tänasel päeval rõõmsad ja mina ütlen, et alustame kõige põhilisemaga, hakkame puudustama. Aga olge lahked.
aga siis spetsialistide ja tublide töömesilaste abiga saime, näete, puu siia. See puu, see tamm on toodud Uno Kodutalu maadelt. Nii Ülle ütles ja selle teadmise talletage siis oma südamesse. Kas keegi tahab veel midagi rääkida? Ründo, on sul midagi ilusat öelda veel? Teil oli väga meeldiv koostöö aastaid, eks ju? Ja, et tere tulemast teile kõigile ja ilusat pidupäeva ja tõepoolest tänane väärikas tähtpäev on igati soliidne päev, mil meenutada Unot ja mil üheskoos koguneda, sest Uno oli meie kogukonna inimene, kes kõiki neid väärikaid tähtpäevasid ise hoolega meelest pidas ning rahvast tähistama ja tegema kutsus. Ja tõepoolest ka tänane paik, nagu siin Krista ka vahvalt ütles, on Uno jalajälgi ja tegevusi ja mõtteid täis. Uno oma tegevustes siis alati mõtles selle peale, kuidas oma kodupiirkonda siis näidata just sellisena, nagu ta meie kultuuriloolisel kaardil on, näidatagi suurelt, uhkelt ja võimsalt. Uno missiooniks oli leida üles need olulised mehed ja naised, kes on siinset piirkonda ja üldse Järvamaad edendanud, eest vedanud ning tagant lükanud ja seejuures ta ei unustanud ära ka tavalisi töötegijaid, sest et Uno panus koduloo uurimisse on ikkagi väga-väga suur olnud. Ja tõepoolest tahaks loota, et pärand, mida siis Uno on vedanud eest ja mida siis kogunud, talletanud ja hoidnud, läheb siis sama hoogsalt edasi kasvama nagu see sama sümboolne Uno kodumaadelt pärit tammepuu, sest et nii kaua kui see tamm on kasvamas võimsalt, uhkelt ja suurelt, nii kaua siis ka elab mälestus, teadmine ja tõdemus, et meil on olnud au elada sellise vägeva inimesega, nagu seda on olnud siis Uno. Nii et ma usun, et Uno on tänase päeva üle kindlasti väga õnnelik, sest et näete, vihmapilvedki läksid kõik mööda ja me kuulsime taustaks siin ka väikest töö tegemist, sest et ega Unol ükski asi ei möödunud ilma siis suure tööta, sest tegelikult võib tunduda, et need asjad sedasi nipsust tulid, et tammik sinna kohta ja kivi teise kohta ja konverents ühte kohta ja siis raamatu kirjutamine jällegi 4.–5. külast, et see kõik on väga-väga suure töö ja vaeva tulemus ning perekonna väga suur toetus. Nii et siin juures ka suure kiitus siis Uno lähikondlastele, armsale abikaasale ja lastelastele, kes siis on Unot toetanud ja kogukonnale, kes on siis olnud kui üks ühine pere, kui Uno ja tema siis lähemad kaasteelised on midagi olnud tegemas. Mistõttu ka tänane tulek siia oli selles mõttes missioonitulek, et ei saanud teistmoodi, et jätta tulemata, sest et Uno on tõesti väga palju teinud, loonud ja andnud ning nüüd on meie kohus Unot meenutada, mälestada ning teda siis ka sellistel olulistel päevadel meeles pidada. Aitäh teile kõigile! Aitäh! Kas keegi tahab veel midagi öelda? On midagi meenutada? Ei, hetkel mitte. Siis Uno laulis ka ju lauluansamblis Kanarbik, et siis on, ma arvan, et Unol on kindlasti hea meel, et me siin täna oleme ja et meid on siin nii palju ja et me kõik hoiame kokku ja teeme kõik üheskoos, et see on suur asi ja hindame seda ka ise, eks ole? Ja nüüd palun Kanarbik. Kauges aianurgas eemal linna kärast seisab metsis turva õunapuu. Ei ta hooli enam kevadises säras, ainult mälestusi hoiab ikka truul. Puu all varjuline vabarnate võsa, taga kuurisein ja plats ja naaberaed. Kostis kunagi siin rõõmus lastekisa, nüüd see vana kuume mängupaika kaeb. Siin on vaarikate vahel nüüdki peidus väike lauake, kus nimetähed sees. Siin ka sinu nimi teiste hulgas leidub, samas pingike, mis ruumi kahele. Lähen aeda kaua istun sellel pingil, nagu lootes, et sa tuled siia veel. Aga aega keegi tagasi ei kingi,
ainult õnnapuu me kohal saad ise. Lähen aeda kaua istun sellel pingil, nagu lootes, et sa tuled siia veel. Aga aega keegi tagasi ei kingi, ainult õnnapuu me kohal saad ise. Vabandust. Una armastas öelda, et ei ole Alliksaare sõnadega, et ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu.